number 1, kui sa tahad füüsilise sümptomi juurpõhjust tuvastada täpsusega, on hakata aru saama, mis su sees, millised tunded su sees on. Ei ole lihtsalt viha, ei ole lihtsalt armastus. Mis on siin vahepeal? Mina tunnen ja lõpetad lause. Punkt number 2 on see, et kui sa lähed õhtul magama, mis on see, mille peale sa mõtled? Kui sa ärkad hommikul üles, mis on see, mille peale sa mõtled? Mis on see olukord, mis karjub sinu sees? Punkt number 3, mis on kerid ajas tagasi. Kuna sul see sümptom algas, mis su elus siis toimus? Mis emotsionaalne konflikt sinu elus toimus? Ma ei tea, kas sa läksid lahku, kas sul suri keegi lähedane ära? Mis keha tasandil toimus? Või jäid töökohast ilma? Su keha tunneb selle ära. Sellest hetkest sa saad aru, mis tegelikult sinu sees toimub. See sümptomi juurpõhjuse tuvastamine on imelihtne. Ja kuidas seda täpselt teha? Kommenteeri juur ja ma näitan sulle täpselt enda peal, kuidas mina seda teen. Kes antud video ära vaatavad ja teevad kaasa, siis neil toimub avanemine, avardumine. Ja mulle väga-väga meeldib, kuidas doktor Kaubor Matee ütleb, et kui öelda, et füüsilisel sümptomil on justkui seos alla surutud emotsioonidega, et see on eksitav. Ja ta ütleb, et füüsilise sümptomi juurpõhjus on otsene seos sinuga, otsene seos sellega, mis sinu sees toimub.